Täna me jätkame Efeslaste kirjas. Me oleme 6. peatükis ja 4. salm. Ja seal, nagu me vaatasime eelmine nädal, nüüd me vaatame seda veel ja minu stiil ei ole tavaliselt jääda kuhugi kauaks pühakirja mõttes. Ma tavaliselt ei ole ühes salmis 2 pühapäeva ehk Efeslaste 6.4. Aga mina tundsin, et see on nii vajalik just meie koguduse pärast, sest meid on nii palju, kellel on veel väiksed lapsed. Ja see tähendab see, et see sõna meile veel on nii päevakohane, meie jaoks just täna nii palju, et see on oluline. Ja kui ma õppisin õpetajaks, siis oli niimoodi, ehk algkooliõpetajaks, siis oli niimoodi, et meil oli filosoofiline debatt. Meile öeldi, et kas lapsed on siis päriselt head sünnisaadik või kas nad on halvad sünnisaadik või kas nad on neutraalsed sünnisaadik. Pigem valitseb, vähemalt minu kogemusel, didaktikas ja kõiges muus, selline arusaam, et lapsed on tabula rasa. Roomlastel oli selline tablet ehk tabula, tahvel, ja see oli vahast tehtud, puiduraam, ja kui nad kirjutasid sinna peale oma mingi jupiga, tahtsid kustutada, nad said lihtsalt siletada seda, uuesti panna siledaks, ja siis nad said uuesti kasutada. Ja see mõte oli see, et lapsed sünnivad justkui tabula rasa, tühi tahvel või tühjaks tehtud tahvel. Et võib-olla lapsed sünnivad siia niimoodi, et meie saame muuta neid heaks või halvaks. Ehk kas keskkond mõjutab last või kas mõjutab lihtsalt iseloom, mis on sünnipärane. Ja see on see debatt, mis on olnud väga pikalt inimestel. Ja ma ei tea, kas sa tead, aga Jumal ütleb meile väga konkreetselt, mis see päris vastus on. Kas lapsed, kas meie oleme siis tabula rasad, ehk kas me oleme tühja tahvlid ja me tuleme ja me vaatame, mis saab, või kas me oleme hoopis kurjad või head. Ja kui sa mäletad Noa päevil, siis oli suur uputus. Miks? Sest inimkond oli kuri. Kurjus valitses. Ja siis Jumal hävitas kogu inimkonda, mitte ainult need, kes oli lähides kogu maailmas. Kõik loomad, kõik inimesed, loomulikult kalad ilmselt olid veel elus. Jumal hävitas kõiki kurjuse pärast. Ja pärast uputust esimese Mooses 8. salmis, peatükis, salm 21, Jumal ütleb midagi väga vapustavat, väga üllatavat inimkonna kohta. Nüüd uputus on läbi, ainult Noa ja ta pere on elus. Ja Mooses siin esimeses Mooses kirjeldab seda, mis juhtus Noa ajal. Ja Isand tundis meelvet lõhna ja Isand mõtles oma südamest. Miks ta tundis head lõhna? Oli see, Noa oli nii jumala kartlik, et kui uputus oli läbi, ta ohverdas, ta põletusohver Isandale ja siis Isand tundis head meelt selle üle. Ja mõtles oma südames, ma ei näe enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapse põlvest peale. Ma ei hävita ka enam kõike, mis elab nõnda, nagu ma olen teinud. Et Jumal ütleb, et inimkonna pärast enam ei hävita maailma niimoodi. Me enam ei tee seda. Isegi siis, et sest, ta ütleb, inimese südame mõtlemised, südame kavatsused on kurjata lapse põlvest peale. Et kas lapsed on sünnipäralt, imeliselt, inglikesed või mitte? Me teame, nagu Taavet ütleb, salm 51, et ma iski oli nagu eostusin, ma tekkisin pattus. Ma sündisin pattus. Taavet arvab, et inimesed on üleni pattused ja meie ütleme teoloogiliselt, et see mõte on patu loomus. Meil on patu loomus, me sünnime justkui juba pattused. Meil on see kalduvus juba sees. Samamoodi nagu hunt tahab liha süüa, siis meil on see kalduvus. Ja siin on hea näide, kas sina vanemana oled kunagi õpetanud oma lapsele, kuidas valetada? Mina ei ole. Aga isekalt käituda, varastada, ilmselt mitte. Kusjuures lastega on see väga huvitav tendents, et mida rohkem sa armastad neid isetult, seda isekamaks nad muutuvad. See on just kui nad imbuvad seda kõige isetut eluviisi ja kasvavad seda oma iseka elu jaoks. Vahet ei ole, mis eeskuju sa näitad neile, nad ikka valetavad, nad ikka pettavad, nad ikka teevad seda kõike. Ja see on huvitav. Ja siis on küsimus, miks? No jälle, me räägime südamest. Me räägime nüüd südamest. Me ei räägi otseselt inimesest, tema lihast. Me räägime tema südamest, kes ta päriselt on. Ja kes me päriselt oleme.
Jeremia oli kõva prohvet, nutev prohvet Jeremia. Ja Jeremia seletab lahti, missugune on inimsüda. Ta ütleb niimoodi. Jeremia 17:9. Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud, kes suudab seda mõista. See petlikum ei ole lihtsalt see, et ta pettab inimesi palju, et ta nagu valetab siin ja seal, vaid see, et ta on mägine kalju. Ja missugune on mägine kalju? Sa võid komistada. See tundub, see on hea maa, see on libe ja sa võid kukkuda, ta on petlik, tundub nagu hea maa, samal ajal ta polegi. Ta on petlik, ta just näeb nagu hea välja, aga ta on nagu selline kalju, mis on ainult väiksed kividest tehtud ja see astub peale, see kogu asi vajub ära. Ta on petlikum kui kõik muu. No huvitav, kõik muu, kus ta mõtleb saatan ja kurad ja deemonid ja kõik ka. Ma ei oska öelda, aga ta ütleb kõik muu. Meie süda on see probleem. Lapse süda on see probleem ja me räägi füüsilisest. Ta ütleb äärmiselt rikutud, see tähendab ravimatu. Ta on haige, ta on vigane. Ta on rikutud süda. Meil on rikutud süda, ta on haige. Kes suudab seda mõista? Ja ta just kasutab sõna ravimatu. See on nagu süda, mis on nii vigane, et keegi ei saa parandada. Kes suudab seda mõista? No me teame kristlastena juba, kes saab seda mõista ja kes saab seda parandada. Meie teame, sest Jumal ütleb nii Jeremias kui Hesekielis, et ta annab meile uue süda, uus soov, uus elu. Aga nüüd meil on küsimus, kas süda on tõesti nii paha? Vaatame, mis Jeesus ütleb. Mattiuse 15, 17-19. Kas te ei saa aru? No nüüd on küsimus, kui ma söön sealiha või ma söön roojast toitu, kas see teeb mind roojaseks ja mustaks ja patuseks? Ja Jeesus vastab, kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja. Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest. Ja see rüüvatab inimest. Vaata, mis Jeesus ütleb südame kohta. Mida ainult Jeremia, mida ainult Noa, mida ainult Jumal Vanas testamendis, vaid Jeesus nüüd Mattiuse evangeeliumis. Sest südamest lähtub kurjamõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hoormist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Kust tuleb kurjust maailmast? Kas see tuleb vaesusest? Kas see tuleb sellest, et lapsel ei ole isa? Kas see tuleb sellest, et nad on kasvatatud halvasti? Jeesus ütleb, kõik kurjus tuleb südamest. Ja saatan on päris ja kiusatus on päris, aga lõpuks meie suur vaenlane on saatan, aga meil on suur vaenlane enda sees. Mu süda, kes tahab minna valele teele. See on petlik. Mu süda ütleb, ma tahan ainult head, aga seal taga ta tahab pattu. Mu süda võib-olla ütleb, et ma olen nii tore inimene, aga Jumal ütleb, sa oled pattu teinud ja Jumala kirkusest ilma jäänud. Mu süda on petlik ja isekas. Ja siin on see küsimus, kus see tuleb? See tuleb südamest. Ja nüüd, kui me räägime nüüd vanemlusest, sest siin me jõuame jälle meie salmini, Efeslaste 6:4, ja teie isad, ärge ärritke oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega isanda tahte järgi. Kui me räägime nüüd lapse vanemlusest, siis on küsimus, millega me tegeleme. Kui me räägime vanematest, lapsevanematest, me räägime ikka südametööst. Mitte ainult käitumisest, vaid südametööst. See, mis toimub tema sees. Aga ma saan öelda, see, mis tuleb välja seal, me tegeleme sellega ka. Me tegeleme sellega ka. Ja kõige hullem asi, mis me saame teha, on jätta lapsi üksi. See on kõige hullem asi. Te olete kunagi võib-olla koolis lugenud Kärbeste Jumala raamatut, olete lugenud seda kunagi. See autor võttis inspiratsiooni ühest teisest raamatust, kus poisid satuvad ka saare peale ja ainuke asi, mis päästab neid kurjuses on kristlus. Nüüd see mees, kes kirjutab Kärbeste Jumalat, tema teeb seda täiesti tasaks. Ta alustab niimoodi, poisid lihtsalt lähevad hulluks. Nad elavad saare peal ilma täiskasvanuteta ja mis lapsed teevad, kui nad on üksi jäetud, lihtsalt lastena. Nad on väga kurjad. Nad tapavad, nad kastuvad ära. Nad külvavad kartus või hirmu ja kõike muud. Kas see peegeldab reaalsust? Ma arvan, Jeesuse sõna kohaselt see peegeldub. Ma arvan, Moose see sõna, Noa kohta öeldud, peegeldab reaalsust. Nii, mis on meie roll? Meie roll on see, teie isad, ärge ärke oma lapsid vihale, vaid kasvatage neid.
juhatamise ja manitsemisega issanda tahte järgi ja eelmine nädal ma rääkisin, et siin on mõnes mõttes positiivne ja negatiivne. Eelmine kord ma tahtsin väga positiivne olla. Ma oleks võib-olla jätnud oma sünnipäeva pühapäevaks seda positiivset, aga ma jätsin hoopis negatiivset. Mõnikord see juhtub nii. Aga nüüd me vaatame seda teist, me võime tunnustada, me armastame, me võidame nende südameid, me veedame nendega aega, tal on hing, me peaksime teda armastama, hoolitsema tema eest, igas mõttes. Aga samas me peame neid manitsema, me peame neid kasvatama. Ja sõna siin kasvatama eeldab ikka distsiplineerimine. Ma pean kasvatama temast välja keegi. Ma pean tööd tegema. Samamoodi nagu taim, ma pean kasvatama taim, et ta oleks sirge ja ilus. Need Jaapani mehed, kes võtavad bonsai puu ja 50 aastat lõikavad seda, kuni sul on selline väike põõsas, mis on täiuslik, on meie töö. Me võtame väike bonsai puu ja me lõikame, kuni see on täiuslik. Nii palju, kui ta saab olla. Ja ma juba ütlen vanemad, meie ei saa kunagi täiuslikku toodet. Ära heitu selle pärast, me ei saa. Aga me saame ustavalt külvata, ustavalt teha, ustavalt tegutseda. Me kasvatame neid ja me õpetame ja me kasvatame ja me näitame oma armastus, me peame võitma nende südameid, nagu ma ütlen veel ja veel ja veel, kui sa ei ole veel kuulnud, võida oma laste südameid. Mis see tähendab? See tähendab armasta teda, hellite teda, maadle temaga, värvi küüsi temaga, mis iganes, mis sa pead, et sina oled tema kallis emme, kallis issi ja tal on sinu ta usaldab sind, ta armastab sind, ta teab, et sina armastad teda, võida ta südant. See töö on väga raske. Mul on üks raamat siin, meil on see peaaegu otsa saana, me oleme andnud neid igal pool, lapse südame juhatamine, korraks mainin, kui keegi tahab selle lainata, meil on vähemalt üks. Mul on inglise keeles ka olemas, kui keegi tahab inglise keeles lainata ja see on üks raamat, kuidas me saame südameni jõuda. Täna ma ei saa nii sügavale jõuda südameni. Kõik, mis ma saan öelda südame juures on see, me tahame nende südametunnistust kasutada nende pühitsuseks. Ehk laps, kui sa tegid seda kurjust, miks sa tegid? Kas Jumal on õnnelik sellega? Laps, kui sa tegid seda, kas sa ei näinud, et sa tegid kurja? Laps, kas sa ei saanud aru, et sa mõtlesid isekalt? Me jõuame tema südameni ja kuidas me jõuame südame sisse, on see, et meil on võti vaja ja mis on see võti? Ma olen võitnud ta südant. Mu laps teab, et ma armastan teda, hoolin temast ja siis ma lähen ja see tuleb kohe lahti. Ma olen leidnud, kui ma maadlen oma poistega, nende süda on täiesti avatud. Selles hetkes, mõnikord, ma teen liiga harva seda, me maadleme voodis ja siis järgmine ütlen, poisid, kes on Jeesus? Miks me vajame Jeesust? Nende südamed on täiesti avatud selles hetkes. Ma saan südameni jõuda selles hetkes, sest ma olen täiesti võitnud nende südant selles hetkes. Meie eesmärk on võita nende südameid. Ja see tähendab seda, et see on väga pikk töö. Me räägime nendega, me seletame neile, me seletame Jumala sõna neile, miks see ei sobi, miks see sobib, et nad saaksid kasvada rohkem Jeesuse sarnasemaks. Loomulikult me ei räägi kristlastest, kui nad ei ole veel uskunud. Aga siin on see hea näide, Susanna just rääkis mulle sellest. Kui meil on lapsed ja me räägime sellest, et söö oma juurvilju, laps ütleb, bleh. Kas sina vanemana ikka ei õpeta, et ta peaks juurvilju sööma? Ja. Kui sa kõnnid tee peal ja seal on autod sõidavad ja sa ütled, lähme üle ja laps hakkad jooksma, sa ikka hoiad ta kinni ja ütled, ei, me ootame, kuni autosid ei ole, oota. Kas me ei kasva teda igas mõttes? Kas rõõmsalt või mitte? Ja samamoodi me teeme sõna kuulelikkuses, et hea on kuuletuda. Võib-olla tal ei meeldi ka juurvilju süüa. Aga vanemad, kas sa ei ole kunagi öelnud, et sa pead sööma oma juurvilju? Mina olen küll öelnud. Ja kui sina julged öelda, söö ikka oma juurvilju enne magustoitu, siis sina peaksid julgema ütlema, sa pead ka kuuletama minule. Sest Jumal on nii öelnud. Kas me peame neid kasvatama igas mõttes, tervislikus käitumises ja Jumala kartuses. Aga nemad ei ole veel kristlased. Ma tean, Piibel ütleb, juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas east. Ma tean, ta ei ole veel kristlane tõenäoliselt, ma saan sellest aru. Aga kui Jumal kunagi päästab teda, nagu ma ütlesin eelmine nädal, Jumal kasutab kõige seda, mis oled külvanud, et oleks pühitsetum, armastavam ja kasulikum Jumala auks.
Sest tal on kõik see hea pagas, nagu ma ütlesin eelmine kord, kõik, mis mu ema andis, mis ei olnud kasulik ja mõni, mis oli kasulik. Ja me teeme sama asja. Ja loomulikult me palvetame, et Jumal päästaks neid. Aga nii kaua, mis me teeme? Me juhatame neid, et nad teaksid, mis teed nad peaksid käima. Heebrea keeles ta eeldab seda, et see on just see tee algus. Peaaegu nagu näita talle päriselt, kus see tee algab. Me peame näitama talle üldse, kuidas kristlasneile, kuidas siin maa peal elada. Justkui. Mis eeldab, et kui me ei näita teed lapsele, siis ta läheb oma teed. Ja ta ka ei lahku sellest vanast east. Ja ma saan lihtsalt korraks öelda minu kasuisa kohta, Glenn hakkas suitsetama, ta oli 6-aastane, hakkas suitsetab tänapäevani. Mida meie külvame oma laste sisse? See poiss veel käib oma teerada, Glenn. See poiss, kes on 85, veel käib oma teed. Mida me külvame? Juhatame poist ta tee peale. Meeletus on seotud poisi südamesse, me võime öelda lapse südamesse, aga karistusviit saadab sellest temast kaugele. See on oluline, et me ei luba lapsel käia samamoodi oma teed, sest meeletus on seotud ta südames. Ta südamesse on seotud. Rumalus, ütleb Piibel. Ja kui sa ei usu mind, siis küsi lapse käest, Susanne just ütles mulle üks kord, ma küsin minu 3-aastase käest, et mis sa tahad teha ja meil on need valikud ja Susanne ütles, Kalle, ta on 3-aastane. Sa mõnikord pead ise otsustama. Väga armastavalt, nagu naine võiks mulle öelda, et ma võib-olla liiga imelikult käitusin 3-aastasega, et eelasin, et ta on suur mees. Aga kui me lihtsalt lubame lapsel minna, eeldas, et ta süda on rikutud, kuhu ta läheks? Kuhu ta läheks? No ta ei lahku sellest eest igal juhul. Kuhu ta siis läheb? Ja meeletus on seotud. Õpetussõnad 29.15 ütleb, vits ja noomimine annavad tarkust, aga oma pead jäetud poiss teeb häbi oma emale. See tähendab seda, et nii nagu see rumalus on sinna sisse pandud või kinni, siis kui me ei tee midagi temaga, me jätame teda oma pead, siis ta ainult toob häbi. Ta toob ainult häbi. Ja see mõte siin on meie ühiskonnas väga levinud. Oled sa kunagi kuulnud, et laps teab, luba lapsel nagu valida oma teed. No seal on koht ja me peame külvama seda küpsust meie laste sisse, et nad oskaksid valida. Mõnikord ma luban minu lastel ka valida, et millist sa tahad, see on hea valik, et sa võid õppida, kuidas valida. Aga kui me lubame neil alati valida, kes nende sõbrad on, kus nad, mis filmi nad vaatavad, mis mängud nad mängivad, mis videod nad vaatavad YouTube'is, mis on meie tulemus? Me peame juhatama. Sest muidu nende tendents on sinna minna, kuhu meie kindlasti ei taha. Me peame. Ja kõige hullem asi, mis me saame teha, on oma pead jätta last. Tee, mis sa tahad, kallike. Mine, tee, joo, mängi, tee kõik, mis sa tahad. Sest siis me ei juhata teda. Me ei lubanud tal juhatada oma teed. J.C. Ryle, üks Inglismaa pastor, ütles väga karmilt niimoodi. Lapsed ei vaja pattude õppimiseks koolitust, kuid sa ei tohi laste end sellest heidutada ega masendada, mida sa näed nende eludes. Sa ei tohi arvata, et on midagi imelikku või ebataavalist selles, et nende väiksed südamed on pattust nii tulvil. See on ainus pärand, mille meie esiisa Aadam meile jättis. See on see langenud loomus, millega me maailma sünnime. See on pärandus, mis kuulub meile kõigile. Pigem peaks see panema sind vanemana veelgi usinamalt kasutama kõigi vahendeid, mis Jumala õnnistusel võivad aidata seda kahju vähendada. See peaks panema sind aina hoolikamalt püüdma nii palju kui sinu võimuses hoida oma lapsi kiusatuste eest. No, J.C. Ryle ütleb päris karmilt, aga see point on see. Lapsel on juba patuloomus. Mis meie teeme selleks? Mis on meie roll siis? Mis meie teeme? Ja nagu ma ütlesin, see ei ole nüüd see südame, ma pigem räägin käitumisest täna. Ma saan sellest aru, aga Paulus ütleb manitsimisega kasvatus. Nii et me peame ka väliselt tegelema ja sisemiselt tegelema. Sisemiselt tähendab see, et ma jõuan südameni, kuidas sa käitud hetkel, mis sa teed, kus su motivatsioon oli, miks sa oli see, või mis tema ebajumal selles hetkes oli, miks ta just tahtis ise oma boss olla, miks ta nii oli. Aga me peame ka kasvatama neid käitumises, distsipliinis.
Kas sa saad ette kujuda, et õpetaja klassiruumis ei hoia üldse korda? Lapsed, tehke, mis te tahate, ma lihtsalt räägin siin ees. No. Või kui me mõtleksime riigi peal, riik ütleb kõigile, anarhia, tehke kõik, mis te tahate. Ja siis Bob siin ütleb, hea küll, ma võtan kõik neid telekaid seal poes, mis ma tahan. Me vajame korda, aga kui palju rohkem perekonnas, kui me räägime perekonnas, me räägime kultuuri alusest, sest meie lapsed lähevad maailma ja see kultuur, mis me anname neile, loomulikult Jumal annab päästet, Jumal võib muuta kõiki. Mina ei olnud kristlikust perekonnast, ma saan sellest aru. Aga kui Jumal lubab, siis sinu ja minu lapsed saavad kristlasteks. Me palvetame selle nimel, me pingutame selle nimel, et kuulutada neile ustavalt. Nad lähevad siis maailma ja mismoodi nad lähevad. Me peame õpetama neile sõna kuulalikkust, et nad saaksid ka kuuletuda Jumalale. Et nad õpiksid, mis see on. Me peame kasvatama. See tähendab, see on intensiivne, sihikindel ja aega nõudav, aga väga viljakas ja imeline kasvatamine. Siin see mõte vits on ka laiemalt karistus, distsipliin, tagajärjed. Aga kuningas Saalomon, väga tark mees, nagu ta oli kõige targem, kes elas maa peal, ütleb veel edasi. Kes vitsa ei tarvita, vihkab oma poega, aga kes teda armastab, karistab teda aegsasti. Sõnastus, mis Saalomon siin kasutab, on päris karm. Saalomon ei mänginud sõnadega, küll ta kirjutas sõnadega palju, aga ta ei mänginud nende sõnadega. Ta ütleb niimoodi, kui me vaatame natukene keeleliselt. Ta ütleb, kes ei kasuta, ei tarvita vitsa ehk ei karista, kes ei karista, vihkab. Aga see sõna vihkamine tähendab, ma jätan maha emotsionaalselt, ma jätan maha oma käitumises, ma jätan teda maha, sest ma nii põlgan teda, et ma ei tegele temaga. Ma ei karista teda. Ma vihkan. Samamoodi, kui sa päriselt vihkad inimest, sa lihtsalt väldid teda. Samamoodi siin, kes ei karista oma last. Ta jätab maha, ta läheb teisele poole teed, ta jätab maha ja vihkab oma poega, südames põlgab. Aga kes armastab, ja siin on imeline kontrast, kes armastab, kes hoiab tema poole, kes armastab, hoolib, mõtleb hellalt tema peale, karistab teda aegsasti. Ma mõtleme, kuidas see siis loogiline on. Ma varsti näitan, miks see loogiline on. See sõna aegsasti tähendab, ta vaatab välja, ta uurib, millal see õige aeg on nüüd karistamine. Ta vaatab, et kas ma nüüd karistan või mitte. Kes armastab, vaatab, et ta saab kasvatada oma last. Kes armastab, vaatab, kas ma saan täna kasvatada oma last. Ja ma saan sulle öelda, sa saad kasvatada oma last täna, homme ja igavesti, nii kaua, kui ta on su kattuse all. Sest ta vajab seda. Õpetussõnad 19.18. Karista oma poega, kuni on veel lootust. Ja ära soovi tema surma. Miks? Sest kui ma jätan lihtsalt lapsel teel käia, mis ta elab, siis mis ta lõpan? Tõenäoliselt patt. Ja mis on patupalk? Surm. Ma kasvatan oma last, et ta ei sureks selle patu pärast. Ma kasvatan oma last, kuna on veel lootust. Ta on veel väike, ta veel ei ole 35 aastat vana, ta on veel 15 aastat vana, ma võin veel aidata teda, juhatada teda. On veel lootus. Ära muretse ja ära heitu, et nüüd ta käitub halvasti, no minu lapsed ka käituvad halvasti. Ja aeg-ajal Kalle heitub sellest ja Kalle hakkab haletsama. Väga paha. Ära sina tee seda, mina proovin ka mitte. Aga sa hakkad mõtlema, kes ma ikka olen, mis ma ikka teen. Ma jätan siis neid üksi. Ma lähen puhkama ja nutma üksi, sest see asi on nii raske. Ära tee niimoodi, sest see on vihkamine. Kui ma armastan, ma ikka räägin tõtt, ma ikka tegelen. Kujuta ette, et sa oled arst ja keegi tuleb su juurde ja ütleb, mul on kõhuvalu, sa teed kõik uuringud ja tal on kõhuvähk. Ja sa ütled talle, mine rahus. Sa ei saagi seda teha, sa vihkad teda, kui sa niimoodi teed. Arst, kes hoolib oma patsientidest, ütleb, sul on vähki, ma pean täna opereerima seda, ma pean täna tegelema sellega. Eestis see ooteaeg on liiga pikk. Ma teen selle 4 kuu pärast, 7 kuu pärast, me näeme uuesti. Aga ma pean tegelema nüüd, sest iga päev loeb. On veel lootus, seal on veel lootust. Või üks pastor rääkis nii head jutt, mis mulle nii meeldib. Ta ütles niimoodi, üks kord ma istusin restoranis oma perekonnaga ja me sõime hommikusööki. Ma vaatasin üks viisakas mees Armani ülikonnaga tuli sisse.
Rolex käekell ja ta jälgis kella kogu aeg. Ma nägin, et oli mingi väga tähtis. Ta sõi oma sajakest toorjuustuga ja jälle kogu aeg vaatas kella ja vaatis kõik oma märkmeid. Küll ta oli tähtis koosolek tulemas. Ja ma nägin, et ta lõpetus söömist, nii ilus mees nagu ta oli, nii ilus pintsak nagu ta oli, ilusad vüntsid nagu tal oli kõik korras, ta hakkas sirgelt tegema oma lipsu ja ma nägin, ei, tal on toorjuust oma vuntside peal. Ta läheb nüüd maailma, ta läheb nüüd ärikoosolekule, nii ilus, kui keegi saabki olla ja tal on toorjuust näo peal. Kes ütleb temale, et tal on toorjuust seal? Kas mina pean ütlema? Mis saab, kui keegi ei ütle? Ja see on meie lastega täpselt samamoodi. Meil on kõigil, mul ja sul on ka toorjuust üleni näos. Meie pat, meie nõrkus, aga meie kõige rohkem näeme seda ka meie lastes. Ja kas me luba neil minna välja maailma toorjuustuga näos? Kas me eelme, keegi muu kasvatab neid meie eest, kool või muu? Küll tal on toorjuust näos, aga vaatame, mis saab. Või kas mina võtan kätte ja ütlen, lapsukene, see, tegeleme täna, istume maha, tegeleme selle asjaga. Räägime südamest, räägime asjast, räägime käitumisest, karistusest. Ja ma tahan rääkida nüüd karistusest niimoodi ka veel. See on niimoodi, kui Piibel räägib karistumisest, ma tahan, et me hoiame meile, mis Paulus ütleb Galatlaste 5:22. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millega niisuguse vastu ei ole seadus. Karistus kristlase jaoks ei tähenda vihkamine ega vihaselt midagi tegemine. Kui olen kristlane, meil on vaimus, siis see tähendab, olen armastav, rõõmus, rahulik, pika meelega, isegi siis, kui ma karistan oma last. Isegi siis, kui ma kasvatan oma last. Ma ei saa kunagi vihaselt seda teha. Ma pean võib-olla mõni hetk võtma, isand, aita mind. Ma saan öelda, isana, mul on see kõige raskem. Ma näen, mu poiss teeb midagi, mis on nii paha. Ja ma kohe mõtlen, Ma tean, et minu jaoks ma pean rohkem pausi tegema. Isand, rahu, rõõm, pikk meel. Ikka pean tegelema, aga rahu, rõõm, pikk meel. Ja siin ta ütleb, tee seda aegsasti. Me vaatame juba ette. Me oleme valmis. Me karistame siis, kui on veel lootus. Muidu ta võib surra. Koguja 8:11 ütleb, kui otsus kuriteo kohta kiiresti ei tehta, siis kasvab inimlaste julgus kurja teha. Ja see on sama meie lastega. Ja ma näen minu lastega sama. Mida rohkem ma luban, seda rohkem nad võtavad. Ja seda hullemaks see võib minna. Ja mõni kord, kui meil on väga raske reis või midagi, me tuleme koju, ma näen, et ma pean väga pingutama, et kõik rihmad oleksid nagu justkui perekonnana kinni. Ei, me ei käitu niimoodi. Ei, me ei tee niimoodi. Ma pean vaatama, et ei, me ei käitu niimoodi. Ma pean vaatama, et perekonnas valitseks kord. Et paneme ikka pintsaksi, nööbi kinni. Kuidas te käitute? Ja me peame vaatama, et kogu asi on korras tehtud. Õpetusena 29:17 ütleb, karista oma poega, siis sul on temast rahu ja ta rõõmustab su hinge. Karista oma poega ja siis sul on temast rahu ja ta rõõmustab sinu hinge. Ma tean teisi vanemaid, ma tean ennast ja paljud saavad öelda, ma armastan veeta aega minu lastega. Ma saan seda ise öelda. Me lähme muuseumi, lähme lennukagi reisida, Rumeenias ükskord läksime. Rõõm. Miks? Sest kui sa karistad oma poega, sul on temast rahu. Sul on temast rahu. Ja ta rõõmustab su hinge. Miks? Sest sa oled kasvatanud teda. Sest sina oled teda kasvatanud. Ja ta annab sulle rõõmu. Ma saan öelda, et kui mul on üldse mõte, ma saan seda teha mu lastega. Tihti ma lähen 3 poisiga kuhugi, ilma Susannata. Sest mul on nendest rahu. Ja teised saavad seda öelda, see on rõõm. Sa näed neid vilju, sa näed seda. Rõõmustavad. Kas see tähendab, et kõik on alati hea? Ei. Kas see tähendab, et alati rõõm on? Ei. Kas see tähendab, et nad on täiuslikud? Kindlasti mitte. Aga üldiselt rõõm. Sest Piibel kinnitab seda. Siis sul on temast rahu ja ta rõõmustab sinu hinge.
aga isad, ärge ärritke oma lapsi vihale, ütleb Paulus. Ja Kolosslaste 3:21, isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Mis tähendab seda, et kõik meie kasvatusest, kõik meie karistusest tähendab seda, et kõik, mis ma teen, on selle mõttega, mitte mis Kalle tahab, mitte mis mina vanema tahan, vaid mis Jumal tahab. Ja kui me karistame last, see on sõnakuulmatuse pärast, mitte puhtalt rumaluse pärast. Üks pastor ütles niimoodi, et mõnikord ma vist pidin käskima mu lapsed lükkaks oma piima ümber, et nad vähemalt kuulaksid kuskilt mind. Sest kui sul on lapsed ja nad kogu aeg joovad, ma tahan piima, kellel ei ole olnud nii, et laps viskab piima ümber. Meil juhtub see kuidagi väga tihti. Aga sa ei karista oma last, sest ta on väike ja ma ei ütle, ta on ilma ta on meeletu, ta on nagu ruumal, ta lihtsalt ei tea, ta teeb väike koerusi. Me ei karista niimoodi, kui see just ei ole sõnakuulmatus, aga sõnakuulmatus me karistame, me peame karistama, sest me peame, Jumal ütleb seda. Me ütleme, me näitame. Aga siin ma tahan jälle rõhutada jälle. Kalle, sa räägi nii negatiivselt jälle. Võib-olla sina ei mõtle nii, aga mina juba mõtlen. Armastame. Võida nende südameid. Kaitsta neid, musita neid, teki all, naera nendega, loe nendega, mängi nendega, maadle, mis iganes. Igapäevaselt näita, kui kallid nad on sulle. Võida nende südameid. Sa olid nii suur kingitus mulle, sa olid kallis mulle, ma armasin, kasuta oma sõnu ka, kusjuures eestlased. Kasuta oma sõnu. Ütle regulaarselt, nii palju nad tüüdinevad ära, et kuule, isa, ma tean, et sa armastad mind. Tore, sa vähemalt tead. Kasutame meie sõnu. Aga sa kunagi ei karista oma last, sest ta on tüütu. Sa ei karista oma last, sest ta on nagu koormus sulle või ta on frustratsioon, vaid sõnakuulmatus. Ja siis on küsimus, kas see on hea, on ju karistada. Mõnes mõttes me võitleme, et me oleme sõber ja vanem samal ajal. Ja ma ju rõhutan jälle, vanemad, sul kunagi ei teki ilus, perfektne laps. Ta on ikka väike pattune, armas, kallis, väike pattune. Nagu minul on, nagu sul on. Ma pean hoidma seda bilanssi, seda tasakaalu, et ma olen nii sõber kui ka isa. Sõber kui ka ema. Ma olen kalli, nunnu, pai, lõbus, aga ma olen tõsine. Ja siis me ei tohi mõelda, et nüüd ma pean nii äärmuslikult muutuma, et mu lapsed käivad nagu justkui sõjaväes ringi. Aga me peame vaatama, nagu ta ütleb, aegsasti, õigel ajal me peame vaatama just nüüd. Ja kui sa mõtled, et karistamine tundub nagu nii kuri asi, kuidas sa saad sellest rääkida, kas keegi mõtleb võib-olla nii, karistad oma last, kui kuri. Ja ma saan aru, see tundub kuri, kuni sa loed, et Jumal on täpselt see. Hebraste 12:5-11. Ja teie olete täiesti unustanud julguse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga isanda karistust ja ära nõrka, kui tema, Jumal, sind noomib. Sest keda isand armastab, seda isand karistab. Isand piitsutab igat poega, kelle isand vastu võtab. Auts! Tere, pojad ja tütred! Oled sa kunagi tundnud isanda karistust, kasvatust? Mina olen. Aga see on alati väga imeline. Miks ta ütleb edasi? Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda ise ei kasvata. Kui te olete ilma kasvatuseda, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad. See on imeline asi pastorina, kui ma näen, et keegi teeb pattu või komistab ja siis tal on väga raske elus. Mul ei ole rõõm, et tal on raske elus, aga mul on rõõm, et tal on ikka isa taevas. Kui ta oleks lihtsalt sohilaps, siis Jumal jätaks ta üksi. Aga isand hoolitseb selle poisi eest, selle tütre eest. Ta ikka kasvatab seda inimest. Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaks ja meie pelgasime neid. Kas me siis palju enam ei peaks ailistuma vaimude isale, et elada? Lihased isad kasvatasid meid ja ju lühikest aega ja oma äranägimise järgi, aga Jumal kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühitsusest või pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm sinu elus kristlasena ja minu elus vanemana, minu lastega. Ei ole kunagi väga rõõm. Aga
vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Jumal, kas see oli imeline, et Jumal on nii hea ise, ta kasvatab meid, ta karistab meid, ta paneb meid tagasi õigele rajale, ta näitab meile, mis me peame tegema, kuidas, meie kasuks, see on see erinevus. Isad, emad, meie teeme nii, nagu me arvame on hea, Jumal teeb päriselt meie kasuks. Mis tähendab see, et meie eesmärk on teha nende kasuks, mitte minu eesmärgil. Mina ei karista, mina ei kasvata Kalle nimel, minu nimel, vaid Jeesuse tahte järgi. Nagu Paulus ütleb, manitsemisega, juhatamisega kasvatame issanda tahte järgi, mitte minu. See ei ole minu soov, see ei ole minu kasvatus, see on issanda soov minu laste jaoks. Ja karistus, meie ütleme meie pärast tagajärg võib olla mis iganes, tagajärg võib olla see, et sa võtad telefoni ära, tagajärg võib olla see, et sa võtad mängu ära, teleka ära, mänguasjad ära, paned neid nurka istuma, võtad nende jäätist ära. See on üks minu lemmikust jäätise äravõtmine. Meil on suur õhtusöök ja me sööme pärast jäätist. Jee! Sina käitud hetkel väga koledasti laua ääres. Kunagi ma lihtsalt korraks mainin, me kunagi ei noomi lapse pärast. Me ei ütle, sina oled rumal, sina oled kole, sina oled paha. Me ütleme, sinu käitumine on kole. Sinu suhtumine on väga paha. Sest me paranda südant, suhtumist, käitumist. Me ütleme, sina ei käitu hästi. Ja siis ma saan öelda, sina ei saa täna jäätist. Ja ta nutab. Ja siis ma ütlen, minu südamest, üksi kastamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Mu laps nutab, sest ta ei saa jäätist, sest ta käitus nii koledasti. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal harjutatud. Ja ma näen isiklikult isana, mida rohkem ma kasvatan oma lapsi, seda paremini nad käituvad, seda isegi jumala kartlikumalt nad käituvad. Nad ei ole võib-olla kõik kristlased veel, aga ma pean juhatama neid seda teed, selle tee peal. Üks õde kunagi ütles, vanem õde USA-s, ma küsisin, kuidas me peaksime karistama, ja ta ütles, leia see, mis pistab kõige rohkem, ja see on see karistus. Mõnikord ma ütlen, sina ei saa seda asja, ja mu poeg ütleb, ei palun ära, võtta seda ära, võtta hoopis see. Ja siis ma valisin väga õigesti täna. Täpselt see, mis oli kõige valusam, et ta õpiks. Ja miks? Nüüd ma olen küsimus, miks? Sest meie eesmärk vanematena on see, et mina annaks see tagajärg, mis tema sees annaks kõige reaalsema pildi, mis on patupalk, surm, valu, halb. Sest minu kasvatamisega ma saan näidata kahte teed, nagu Mooses ütles. Ma saan surmateed ja elu õnnistuse teed. Ja minu eesmärk on see vanemana, kas mina tahan, et mu laps teeb rohkem pattu või vähem pattu? Küsimus. Vähem. Ma pean talle näitama. Ja kui ma karistan teda, siis ta saab aru, et patt ei ole kunagi magus. Näiteks mulle meeldib, kui mu laps võtab kommi, et ta ei tohi neid võtta. Paneb suhu. Ma ütlen, sa ei tohi neid, sülita välja. Sülita välja neid, nüüd sa saad karistust. Sest patt on alati kibe. Ta arvab, et ta saab magusat kommi. Ta sai kibedust. Sest pattu palk on surm ja ma pean neile õpetama, et patt ei ole kunagi magus. Ma pean nüüd näitama, et hea on hoopis kuulekust. Ja ma ütlen nüüd, siin on see tendents, aga kui ma ütlen mu lapsele, kuulekus on nii hea, kas ta arvab, et võib-olla ta pääseb taeva, sest ta on lihtsalt nii hea? Ei, sest ma regulaarselt räägin, et tema on ka pattune, nagu isi on pattune, et ta vajab Jeesust. Aga ma näitan talle, et on viis, kuidas käituda, mis on aus, toob au Jumalale ja viis, mis toob häbi Jumalale, mis toob kurvastust Jumalale. Me peame õpetama oma lastele ka läbi karistuse, mis on põrgu, sest põrgu on kõige hullem asi ja mis on patupalk, surm, igavene surm põrgus. Ma juba saan oma käitumisega näidata mu lapsele, et see käitumine on surm. See käitumine on surm. Ja see raamat jälle, kui sul on aega lugeda, tema toob välja nii mõistlikult, kuidas meil on justkui sfäärid. Me võime kristlasena elada Jumala õnnistuse sees või Jumala karistuse sees. Ja meie näitame oma lastele, kuidas elada Jumala õnnistuse sees. Jumal austab neid, kes austavad teda. Ma näitan talle, kui sa elad niimoodi, Jumal tavaliselt õnnistab sind. See on fakt. Ja mina armastan seda. Ma tihti ütlen oma lastele niimoodi, kui te käituda halvasti, kui te olete sõnakuulmatud, siis ta ei saa mitte midagi head.
ma võtan head ära. Kui te käitute hästi, siis on auhinnad. Ma tahan, et mu lapsed saavad aru, et on hea käituda hästi. Ka kristlastena, kas ei ole hea käituda Issanda taustavalt? Ei ole hea või? Ma saan öelda, et see toob õnnistust. Võib-olla mitte maja, võib-olla mitte rikkust, aga see tuleb rõõm ja kõike muud su ellu. Kas sa ei ole rõõmus, kui sa teenid Issanda taustuses, teda austades? Nii et, ja ükskord me võime hääl ka kasutada. Siin on üks naljakas, me oleme üks poes, kui me elasime Haaslavas või väike pood ja poe uks läheb kohe parklasse ja mu 3 poisi hakkasid poest jooksma välja ja ma ütlesin, poisid, tulge tagasi. Kassapidaja, nii ehmus ära. Susanne ütles, Kalle, kas sa teadsid, ta ehmus ära? Ma ütlesin, mu poisid hakkasid tee peale jooksma. See on väga tõsine. Mul on suva, kas tema kartis. Ma ei rääkinud temaga nagunii. Ma rääkisin mu poistega. Ja me saame hääl kasutada ka, näidata, kui oluline see asi on. Kui su poeg hakkab tuule sisse hüppama, kas sa ütled talle, tere poeg, ära palun hüppa sinna tuule sisse. Ei, ma ütlen, poeg, see on väga halb mõte, jookse ära. Kui ta hakkab pattu teele, mis ma ütlen, poeg, ära mine. Võib-olla ma tõstan hääl, aga mitte karjudes, ma ei karju tema peale. Su rumal, seda sa ei tee. Sa ei tee haiget oma lastele. Ja Susanna Wesley, ma arvan, kirikuaelus on ainult head Susannad minu kogemusel. Ja Susanna Wesley kasvatas 11 last, kui ma ei eksi. Ta oli 19 last ja ta põhimõtteliselt kasvatas neid üksi, sest ta mees oli väga paha mees. Susanna Wesley kasvatas neid, ta andis 6 mõtet, mida meie võime täna kasutada. Taltsuta lapse enne sa tahet ja seeläbi ja tee seeläbi koostööd Jumalaga lapse hinga päästmiseks. 2. Õpeta teda palvetab nii pea, kui ta suudab rääkida. 3. Ära anna lapsele midagi, mille järgi ta nutab ja anna talle vaid seda, mis on talle hea, kui ta seda palub viisakalt. 4. Valetamise vältimiseks ära karista eksimust, mis on vabatahtlikult üles tunnistatud. Kuid ära lase ühelgi mässumeelsel või pattusel teol jääda märkamatuks. Kui ma räägin sõnakuulmatus ka, me karistame sõnakuulmatust, mässumeelsus, ma ütlen oma poissele, ei on alati vale vastus isale, kui ma ütlen teile midagi teha. Kui ma ütlen, laps tule siia, ta ütleb ei, miks? Kujuta ette, Jumal ütleb sulle, ära tee pattu ja sa ütled ei, ütle mulle. Kas see on rõõmus, hea südamehoiak? Ei, see on mässumeelsus. Ma ütlen ei Jumalale ja kui laps ütleb ei papale, siis mina ei solvu papa pärast, vaid Jumal ütles, sa pead kuuletuma. Jumal ütles. Nii, 5. Tunnusta ja premeeri head käitumist. Jäätist. 6. Pea rangelt kinni kõikidest oma lubadustest, mis oled lapsele andnud. Ja siis ta võtab kogu kokku ühe sitaadiga. Vanem, kes püüab lapse ennesse tahet taltsutada, see vanem teeb koostööd Jumalaga tema hinge päästmiseks, lapse hinge päästmiseks. Aga vanem, kes soosib lapse ennesse tahet, ehk lubab kõike, teeb saatana tööd, muudab usu teostamatuks, päästa kätte saamatuks ning teeb kõik, mis tema võimuses, et oma lapse nii hinge kui ihu igaveseks hukutada. Susanna Wesley ütles seda, ma ei loen seda, aga ma arvan, ta mõte on sama. Kas ma näitan, mis on õnnistuse tee ja needuse tee? See on väga raske. Kas me tihti mõistame hukka liiga kiiresti? Kas me tihti lubame liiga kiiresti? Jah, mina olen ka inimene. Üks päev ma olen liiga range, teine päev ma olen liiga leebe. Ma ei ole kunagi õige keskel. Sina ilmselt ka mitte. Aga meie ütleme, Issand, ma tahan sind austada lapsele, sa pead käituma hästi. Ja see ei ole liiga hilja. Proovi nüüd. Me peame pingutama. Proovi. Sa ütled, mu laps juba käitub halvasti. Proovi. Sa ei ehita terve linnu ühe päevaga. Alusta ühe kiviga. Ja tunnusta seda, mis on hästi. Me vajame Jumala abi selles, et ta aitaks meid. See on väga raske töö.